Kallid auväärsed, septembri lõpus toimus meil Timela idee-seminar Veskisillal ja seal me küsisime nendel roosadel lehtedel teilt 5 väga olulist küsimust. Ja nüüd siis lubatud kokkuvõte. Me ise usume, et kui paljude erinevate farmerite arvamused nii olulistel küsimustel on kokku võetud, siis see peakski meile andma niisuguse üldise nägemuse, kuhu Eesti piimakarjakasvatus liigub, millised on meie trendid ja millised on meie probleemid. Ma tänan teid kõiki enda ja Timela nimel, teie toredate vastuste eest ja teie vastused olid isegi üle ootuste, positiivsed ja optimistlikud ja need vastused panid minu mõtted tegelikult päris mitmel rajal liikuma. Kõige olulisemad vastused saime me teilt 5. küsimusele, mis kõlab nii, et kuhu liigub Eesti piimakarjakasvatus ja milline on kõige olulisem trend. Ja esikoha sellele küsimusele pälvis arvamus, et tulevik on suurtootmise, kaasaegsete lautade ja lüpsirobotite päralt. Kuid samavõrdselt oluliseks peeti ka kvaliteetsema piima tootmist. Siis oodatakse veel, et lehmad oleksid kauem karjas, annaksid suuremat toodangut ja toodangu omahind alaneks. Rohkem tahetakse tähelepanu hakata pöörama ka loomade heaolule ja niisuguseid negatiivseid mõtteid oli ainult 2. Üks neist oli see, et noored kaovad nagu maatööst või huvitu enam maatööst ja meil on nii loomaarstide kui lüpsjate defitsiit. See üldine trend nendele vastustele on kindlasti väga positiivne ning mulle meeldis tohutult üks vastus, mis kõlas niimoodi, et me tahame olla maailma tipus. See maailma tipus olemine ei tundu enam kättesaamatu ja ma arvan, et me siin kõik jagame ehk seda eesmärki. Aga nüüd on küsimus, et kuidas selle eesmärgini jõuda. Ja vastused sellele 5. küsimusele näitavad absoluutselt 2 erinevat teed. Üks pool on veendunud, et selleks peab saama suuremaks ja teine pool arvab, et me peame muutuma kvaliteetsemaks ja mõtlema rohkem looma tervisele. Suuremaks saamise põhiline idee on loomulikult, et me saaksime vähendada kulutusi ühe ühiku kohta. Kuid siin mõtteliinil on nagu jälle 2 väga huvitavat küsimust. Esimene on see, et kas suuremaks saades on kulude kokkuhoid ikkagi jätkusuutlik. Ja ma võib-olla tooksin või tuletaksin teile meelde oma mõtte, mida ma rääkisin ka Veskisillal, aga ma kordaksin seda siin. Et meie koostööpartner Kausignalsi treener Jupi Triisen väidab, et ainult 15% lehmadest on 4 tervet sörga. Meie partner Prantsusmaal, teile kindlasti tuntud Philippe Parsuul, ütleb jälle, et vähemalt 40% lehmadest on poegimisjärgselt negatiivses energiabilansis. Ja väga suurel hulgal loomadest on ketoos erinevatel eluperioodidel justkui tavaline asi. Ja Pennsylvania ülikooli professor võtab selle nagu väga õigesti kokku ja küsib niimoodi, et kui 60% lehmadest karjas on kas ühe või mitme haigusliku sümptomi või samaaegselt põeb mingit haiguslikku seisundit, et me oleme hakanud pidama seda normaalseks, aga kas me teame, mis see maksab. Ühesõnaga, esimene küsimus on siis see, et kas see kulude kokkuhoid on jätkusuutlik, aga teine küsimus hoopis tuleb siit, et kas suuremaks muutmine võib piirata või limiteerida mingil hetkel meie toote kvaliteedi arengut. Ja me Timelas leiame, et need mõlemad küsimused on väga huvitavad ja vajavad kindlasti rohkem tähelepanu. Olla maailma tipus tähendab kahtlemata ühte väga olulist asja. Olla parim, andmaks oma klientidele seda, mida nad tahavad. Ja seepärast on teie vastused meie esimesele küsimusele siinkohal minu meelest väga õiget välja tuua. Ja küsimus ise kõlas nii. Kui sinu juurde tuleb piimatarbija küsimusega, mis on see eriline põhjus, miks ma peaksin piima ostma just sinu farmist? Mis sa talle ütled? Väga huvitavad vastused. Kõige tähtsamaks peeti täiesti loogiliselt piima puhtust ja kvaliteeti ja ka farmi puhtust. Teisena märgiti õnnelikud, rahulolevad ja terved loomad. Mainiti loomulikult piima maitsvust, kaasaegset tehnoloogia kasutamist farmis ja eestimaisust päris mitmed korrad. Aga kõige huvitavamad vastused olid ehk sellised, et ka meie oma töötajad tarbiks meie piima või et me teemegi seda tarbija jaoks. Minu meelest kõige põnevamalt võttis või kõige ilusamini kõlas üks vastus, mis kõlas niimoodi. Uhkusega toodetud õnnelike lehmade piim, mis on tervislik, puhas
maitsev ja meie oma. Nii vahva on, et vastused selle erilisuse küsimusel on ainult kvaliteeti puudutavad. Ja tegelikult on lausa uskumatu mõelda, et mitte keegi teist mitte kordagi ei maininud toote hinda. Et kas see ongi niimoodi, et mida tegelikult tarbijad mõtlevad, kui nad piimatooteid ostavad? Et kas need pole mitte olulised küsimused? Näiteks, kui palju tarbijad tegelikult teavad, mida tootja peab tegema hea maitsega piima saamiseks ja kas nad üldse tahavad seda teada. Aga kokkuvõttes saan ma siin nüüd jällegi 2 küsimust, mis nõuaksid või vääriksid edaspidist tähelepanu. Esimene on see, et mida meie tarbija siis tegelikult tahab ja kas nad on valmis kvaliteedi eest rohkem maksma. Ja kui nad on, siis mida see kvaliteet nende jaoks tähendab? Ja teine küsimuse grupp on, et kui hästi me suudame ise suhelda oma tarbijatega oma toodete osas. Et kuidas tarbijad saavad meie toote kohta informatsiooni, mida nad peale elementaarse ohutuse üldse tahavad, ehk kokkuvõttes, kuidas me seda dialoogi oma tarbijaga saaksime paremini juhtida. Ja küsimus number 2 kõlas niimoodi. Mõeldes oma tootmisprotsessile, milline on kõige olulisem tööriist, mida sa kasutad? Mida siis vastati? Võitjaks täiesti konkurentsitult olid sellised vastused nagu pea, mõistus, aju, tarkus ja sisetunne. Et ma arvan, et need me saame kokku võtta üheks terminiks, mis on terve talupoja mõistus. Ka suud mainiti, nii rääkimiseks kui ka käskluste jagamiseks. Leiti, et oluline on ka suu. Töölauda personaliga märgiti ära ja oskusloomi näha ja tajuda märgiti ära. Muidugi mainiti ka arvutit, pastakat, mõõdulinti, roopi, lappi, aga mis on kummaline, et robotit mainiti tegelikult ainult 1 kord. Et me saame kokku võtta ju selle ehk niimoodi, et suhtlemine ja tarkus ühel või teisel viisil on kõige vajalikumad tööriistad. Ja vaatame, et millised on nüüd vastused küsimusele number 3, mis kõlab niimoodi, et milline on kõige olulisem oskus, mis peab sinu töötajal olema. Ja siin oodati võrdselt tähtsalt töötajalt loomaarmastust ja oskust loomaga suhelda, aga sama palju vastajaid soovis, et nende kolleegid oleks mõtlemise, arenemise ja õppimisvõimelised. Loomulikult hinnati ka täpsust, töökust ja kohusetunnet. Nii et oluliseks siis käsitletakse loomadega suhtlemise oskust ja see vastab ju meie projekti Kaussignals ideega, et loomad tegelikult räägivad nendega ja me peame oskama neid signaale lugeda ja nende signaalide tõlgendamist on võimalik õppida. Ja kui te mäletate, siis meie lubasime Veskisillal oma ideeseminarile, et me hakkame palju rohkem tegelema koolitusega. Ja meie küsimus ongi, et millised on siis need täpsed või õiged teemad. Aga seda küsimust me hakkame teile ilmselt esitama päris palju aja jooksul. Meil on jäänud nüüd veel 1 vastus kokku võtmata ja see on küsimus number 4 ja kõlab see niimoodi. Piimatootjad on edukad, kuid me tahame alati olla veel edukamad ja küsimus on, milline on see väljakutse, et ollagi veel edukam. Ja siin niisugust otsest vastust välja ei kerkinud, mis on teistest nagu peajagu üle, mis on ka tavaline või täiesti arusaadav, sest teie farmid lihtsalt ongi erinevad ja kes parasjagu kuhu on jõudnud. Küll aga on huvitav see, et ikkagi kõige rohkem äramärkimist sai, et edukuse võti on parandada karja tervist ja luua loomadele paremad tingimused. Ja kohe sinna kõrvale tuli jälle uuesti meeskonda puudutavad vastused, mis kõlab niimoodi, et harida ennast, harida oma meeskonda ja olla kursis kõige uuega. Siis tulid sellised tõsimeelsemad punktid, tõsta piimatoodangut, parandada loomade tiinestumist, ehitada valmis uus laut ja väga üks oluline küsimus on see, et tuua noored lauta mingi nipiga. Aga ikkagi kõige sagedasem mõte, mida te avaldasite oma vastustes, puudutab loomade tervise tähtsust. Ja Timele jaoks on see muidugi väga oluline küsimus. Timele farmi auditisüsteem Peremehe Pilkjuga väidab, et ainult terve loom suudab tasuvalt toota. Ja ma esitaksin või püstitaksin selle küsimuse niimoodi, et kui looma tervis on nii oluline, et kui palju te siis tegelikult olete valmis looma tervise nimel pingutama. Kas me nende vastuste valguses võtamegi nüüd ausalt endale eesmärgiks olla maailma parim piimatootja? Mina küll võtaksin.
Aga ma usun ka, et see tähendab tegelikult väga täpselt järelemõtlemist, mida meie tarbija tahab, mida ta soovib, kui ta mõtleb kvaliteedile. Sest kui mitte tänane, siis homne tarbija teab väga täpselt, mida ta tahab. Ja me koos peame arendama efektiivselt just neid asju, mis aitavad rahuldada tuleviku tarbija nõudmisi. Kuidas ma siis selle sõnumi kokku võtaksin? Me mõtleme niimoodi, et need teie vastused on meile edaspidi justkui raamistikuks. Ja me lubame kõiki selles arutluses tekkinud küsimusi põhjalikumalt edasi mõelda. Ja me justkui täna alustame nagu uut seiklust, milles me kutsume teid osalema. Ja me Timelas lubame otsida vastuseid nendele küsimustele ja kui me leiame mingid head vastused, siis neist ka teile teada anda. Aga me väga kutsume ka sind üles avaldama meile oma mõtteid ja ideid. Et kuidas meie dialoog sinuga, aga ka sinu dialoog sinu tarbijaga võiks kõige paremini edasi kulgeda.